Tere taas teadushuvilised raketisõbrad. Järjekordselt olete leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadetesse. Minuga on siin eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktorant Anton. Tere Anton. Tervist. Ja sina puutud igapäevaselt kokku siis foneetikaga. Jah, oma töös puutun ma kokku ühtlasi ka akustilise foneetikaga, kus me siis uurime helilainet ja spektrogrammi. Ja see spektrogramm ongi siis seesama pilt siin. Üleval on siis helilaine ja all on helilaine teisendus ehk spektrogramm. Ja siin kirjalikult me näeme veel siis, et mis sõna justkui see helilaine ja spektrogramm kujutavad. Jah, just selleks, et häälikuid oleks võimalik paremini eristada. Helilainest kasutame me spektrogrammi, mis näitab siis, et millised osahelid liithelist on võimendunud või summutatud. Ja selle järgi saame me segmenteerida kõne ehk panna paika, kust üks häälik hakkab ja teine lõpeb. Kas siin on ka mingid konkreetsed mustrid, mida me peaks otsima, et siis ilma selle kirjaliku osata suuta tuvastada, mis häälikute ja mis sõnadega võiks olla tegu? Just, et selle ülesande lahendamiseks peabki hakkama otsima neid nii-öelda mustreid, mis igat häälikut kirjeldab. Et kui me vaatame spektrogrammi, siis siin on näha kahte osa, siin on näha heliline osa ja helitu osa ehk osa, kus ei ole energiat ja osa, kus on energia. Kui me vaatame helilist osa, siis me peame esiteks mõistma seda, et igat häälikut kirjeldavad teatud tunnused. Kui mina seda ülesannet hakkaksin lahendama, alustaksin ma kõigepealt täishäälikutest ja üritaksin leida mingid mustreid, mis kirjeldaks kõige paremini või mis eristaks kõige paremini ühte täishäälikut teisest. Näiteks, kui ma ütlesin, et liitheli, siis osahelid summutatakse või võimendatakse kõnetraktis, siis kõige paremini näiteks täishäälikuid kirjeldab teine formant ehk see on siis see sageduspiirkond, mis on meil suuõõnes. Ja kui me mõtleme, et kuidas me täishäälikuid hääldame, siis on meil eesvokaalid ja tagavokaalid, näiteks eesvokaal I ja tagavokaal A, et I on all ja taga, või A on all ja taga, I on üleval ja ees, eks ole. Nii. Ja kui me vaatame, siin on näiteks meil märgendatud I ja on näha, et see teine formant siin on üsna kõrgel, ehk siis see võimendus tekib nii-öelda üleval pool suu eesosas. Ja kui me vaatame E-d, siis see teine formant on natuke madalam. Ehk siis see näitab, et energia on justkui kontsentreerunud natukene allapoole. Ma saan aru, et formandid on siis need tumedad alad sellel spektrogrammil. Just, et need formandid on siis need võimendunud osad energiast. Nii, ehk siis täishäälikud saame panna paika selle järgi, kus kohas nad meie kõnetraktis siis tekivad. Just, ja teine formant on siis see, mis hästi kirjeldab neid, aga ka esimese ja teise suhe. Näiteks, et esimene formant, kui meil on neeluõõs niimoodi suletud rohkem, et siis energiat neeldub sinna rohkem ja kui on avatud, siis vähem. Aga kuidas üldse tekivad need helitud piirkonnad kõne sisse? Sest kui me räägime, siis ju justkui kogu aeg tuleb heli meie suust välja, aga ometi me näeme, et seal vahepeal on justkui vaikus. Just, et kui me nüüd edasi vaatame, mis on hästi lihtne grupp, mida tuvastada, on siis sulghäälikud. Ja sulghäälikut või glusiilide moodustamiseks tekitame me enda kõnetrakti sulu. See on see hetk, kus häälekurud ei võngu ja me näeme spektrogrammil tegelikult täiesti tühja ala. Et kui me hääldame näiteks T-d, tõh, siis me moodustame keele tipuga sulu hammaste taha ja sellel hetkel on spektrogrammil vaikus. Kui sulg vallandub ja tekib nii-öelda eksplosioon, siis me näeme sellist tugevat energia vallandumist. Siin on küll natuke vähe näha, sest et seotud kõnes toimub kõik väga kiiresti, aga samas on näha see siit helilainelt, et selline vallandumisosa. Ehk siis kõik sulghäälikud, mis ma ütlen, näiteks t, sellele eelneb siis vaikus, kui mu suus on tekitatud sulg ja sellele järgneb siis tugev vabanev helilaine. Just. T, p, k. Jah, selge. Kas mingisugune grupp
lõpphäälikuid on veel, mida võiks olla hästi lihtne tuvastada sellelt pildilt? Kolmas, kui me räägime nüüd helitutest häälikutest veel, siis on minu arust üpriski lihtne tuvastada hõõrdhäälikuid või frikatiive, näiteks nagu S või H. Et nende moodustamisel jällegi, jah. Paneme selle siia, siis on just näha. Et frikatiivide moodustamisel häälekurud jällegi ei võngu ja tekib selline hõõrdumine ja mis spektrogrammilt ja tegelikult ka helilainel paistab lihtsalt A-perioodilise võnkumisena ja spektrogrammil on ta lihtsalt nagu justkui kahin ja me näeme siit, et energia on tegelikult koondunud just kõrgemasse sageduspiirkonda, mis viitaks, et see on mõni tugevama hõõrdega häälik kui näiteks H, et H puhul on energia natukene madalamale koondunud. Ehk siis kõik sellised susisevad ja sahisevad häälikud nagu S, on sellised, mis justkui paistavad sellise justkui mürana, kui ma nii tohin öelda. Müra, tõepoolest, jah, et see on õige. Et helilainele moodustub siis selline müraala. Jah. Ma võtan siit esimese sõna. Ma panen ta siia ja äkki sa kirjeldad, mida sina siin pildil näed ja siis me oskame koos ehk öelda, mis arvsõna see olla võiks. Et kui nüüd niimoodi ette anda spektrogramm ja sa pead arvama, siis kogemus muidugi tuleb kõvasti kasuks. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, mida me just rääkisime, eks ole, siis vaatame, mis siit paistab. Mulle tundub, et siin alguses on kohe näha mingit vallandumist. Ehk siin võib olla kas K, P või T, eks ole. Nii, edasi ma näen, et siit tuleb üsna tugeva energiaga mingisugune häälik, seda on näha nii helilainelt kui spektrogrammilt. Ja tundub, et siin on mingi vokaal. Kui me siit edasi lähme, siin on jällegi mingisugune sulghäälik ja ilmselt mingi frikatiiv. Ehk selle põhjal, kui ma tean, et tegemist on arvsõnadega, ma eeldaksin, et siin on öeldud 2. 2 ehk siis sulghäälik, vokaal, veel üks sulghäälik ja lõppu S. Jah. Selge. Paneme selle kõrvale, eeldame, et see on 2. Nii, võtame järgmise. Mis näiteks see võiks olla? Nii, paistab, et algus on jällegi sama, et meil on alguses klusiil või sulghäälik. Siis tuleb üks pikk vokaal ehk mõni tugevama energiaga. Kuna vokaale me moodustame ilma takistuse või suluta, siis see energia, mis välja tuleb, on juba algusest peale tugevam. Ja siis jällegi on siin lõpus üks tugevama energiaga frikatiiv. Ehk selle põhjal mina arvaksin, et siin on öeldud 6. 6. Ehk meil on keskel pikk vokaal. Arvsõnadest meil ilmselt jääbki variantideks 5 või 6 ja kuna alguses on kaashäälik, parandan sulghäälik, siis tundub, et tegemist võiks olla 6-ga. Nii, võtame järgmise arvsõna. Nii. Antud juhul siis sõna ei alga klusiiliga ja tundub, et siin alguses on mõni madalama energiaga konsonant, sest vokaalid on tihti just tugeva energiaga. Nii. Siis edasi tundub, et siin on 4 häälikut. 3. paistab olevat mõni lühem konsonant ehk võib-olla L, mille moodustamisel me ka moodustame sulu keele tipuga ja õhk pääseb keele külgedelt välja, nii et tema on ka natukene madalama energiaga. Ja lõpus jälle vokaal, nii et selle põhjal ma arvaksin, et tegemist on 4. Nii, vaatame veel siis järgmist arvsõna. Siin ma näen juba, et paistab silma ka mulle, kes ma ei ole üldse foneetika ekspert, et mis häälikud seal olla võiks. Näiteks ma näen ära, et siin keskel on tegemist sulghäälikuga ja sellele sulghäälikule järgneb kohe ilmselt S. Kõige lõpus, aga tundub, et on tegu vokaaliga. Kui me ka sõna algust hakkame tulema, siis tundub, et siin on vokaal ja ka siin on vokaal, aga siin vahel on mingi selline segapudru, võib-olla midagi sasisevat, susisevat, kas S, aga nõrgem natukene, võib-olla H. Et sellele toetudes tahaksin ma öelda, et siin on tegu 9-ga. Ja nagu me näeme, siis nendest mustritest saamegi tuvastada ära kõik need teised arvsõnad. Ja nii lihtne nende paikapanek ongi. Järgmine kord, kui te midagi ütlete, siis mõelge,
kust see hääl tuleb?